Kellel kõrv on kuulda, see kuulgu, mida vaim kogudustele ütleb. Nii kirjutas või käskis kirjutada Jeesus kõikidele kogudustele, kellele ta oma läkituse saatis. Ja me tahaksime oma kõrvad avada siis tema sõnale, mida ta läkitas Laodicea kogudusele ja sealt ühe salmi, see on Ilmutuse raamatu 3. peatüki 20. salmi, tahame endale võtta manitsuseks Jeesuse enese poolt. Vaatama seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön temaga ühes õhtust ja tema minuga. Aamen. Selle pildi maalis Jeesus ise. Aga see on kurb pilt. Jeesus on oma koguduse ukse taga. Nii nägi tema olukorda. Aga kuidas kogudus ise nägi olukorda? Kogudus oli oma olukorraga väga rahul. Ma ei ole kohanud nii enesega rahul olevat kogudust, kui oli Laodicea kogudus omal ajal. Mina olen rikas ja olen rikkaks saanud ja mul pole mitte midagi vaja. Nii palju, kui olen kogudustest liikunud, on ikka juttu, meil on väga palju vaja. Ju neil oli oma teada siis ka põhjust, mille üle kiidelda. Need kaks pilti räägivad meile sellest, et meie sageli oleme endast paremal arvamisel, kui meil õigus oleks olla. Palju paremal arvamisel, kui Jeesus meist on. Ja olukord võib siis isegi nii tuntavalt erineda, et meie oleme enesega täiesti rahul, leiame kõik on hea, kuid Jeesus ütleb, sa ei teagi, et sa oled vaene, pime, armetu ja alasti. Ja olukord oli halvenemise tendentsis. Vahekord Jeesusega ei paranenud, vaid muutus veelgi külmemaks, sest Jeesus ütles, et kogudus on leigeks jäänud. Leigus on üleminekuperiood ja peamiselt sellest, kui tuli on alt kustunud, siis hakkab vesi meie pajas leigemaks jääma ja jääb ikka leigeks. Ja ilmselt oli ka tuli kustunud Laodicea koguduse liikmete südames. Armastuse tuli Jeesuse vastu. See oli sama häda, mis oli tabanud Efesuse kogudust, kes oli ka väga hea kogudus. Seal ei olnud eksiõpetust, tehti hoolega tööd, palju töötajaid oli. Ja võib-olla Efesuse kogudus ütles, tänu Jumalale, meil on kõike. Meil on head töötajad, töö läheb edasi. Aga Jeesus ütles, mul on midagi sinu vastu, et sa oma esimese armastuse oled maha jätnud. Sellepärast paranda meeld. Ka Laodicea koguduses ei öelda mitte seda, et nad oleksid surnud ja neil on ainult nimi. Ei öelda seda, et nad lasevad valeõpetajaid seal õpetada. Ei öelda ka, et nende kõlbeline elu oleks käest ära läinud, mida pidi Jeesus siiski mitmele kogudusele ütlema. Ja kui seal oleks selliseid kõrvalekaldumisi olnud, siis Jeesus oleks ka ütelnud. Ei, ta on jäänud leigeks. Armastuse tuli on kustunud. Meie täna
tahaksime nagu issanda käest küsida, valgusta minu südant ka, kas minus põleb armastus sinu vastu? Milline on minu olukord? Kuidas sina pildistaksid seda olukorda ja meie vahekorda just? Ja kui meie kõrvad avame Jumala vaimule, ehk ta saab meile seda ka näidata. Mis siis oli Jeesuse välja surunud kogudusest? Miks siis kogudus ei armastanud teda enam südamest? Oli issand neile midagi halba teinud? Olid nad riidu läinud omavahel? Ei, ilmsesti mitte. Nad ei näidanud mitte Jeesusele ust, siin on uks, mine välja, meie ei taha sind. Ei, armastuse oli võitnud miski muu. Jeesus ütles, sina ütled, mina olen rikas, mina olen rikkaks saanud, minul ei ole mitte midagi tarvis. Koguduses oli mina suureks saanud. Jeesuse armastuse asemel oli tulnud enesearmastus. Paulus ütleb, armastus ei ole ise ennast täis, aga enesearmastus võib täita nii meie südame, et Jeesuse armastusele seal enam ei ole lihtsalt ruumi. Ja see näibki olevat Laodikea koguduse põhiline viga ja puudus Jeesuse silmis. Mina. Ja nii oli Jeesus üsna vaikselt ukse taha surutud. Ristija Johannes ütles, tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Aga kui mina hakkab kasvama, siis Jeesus hakkab kahanema. Ja nii kahanema, et temal enam ei ole meie südames ja meie koguduse elus seda osa, mis tal peaks olema. Enese tundmise võtme kaotamine on üks raskemaid, mis võib meid usuelus tabada. Ja kahjuks ta tabab. Ja seda on väga raske jälle üles leida. Jeesus koputab ukse taga. Ta ei ole mitte sealt läinud minema, kui teie ei taha, kui te tahate kõik ise teha, ega minul siin häda pole olla. Ja kaob ära. Ta koputab. Ta soovib sissepääsu. Sellepärast, et ta armastab oma kogudust. Ta armastab igat ühte neist. Ja see on vist meie kõikidega küll nii, et tema meid rohkem armastab kui meie teda. Sest tema on meid nii armastanud, et ta oma elu meie pärast on andnud. Aga kui palju oleme meie valmis tema pärast andma? Vahest isegi väiksemgi ohver paneb meid juba seisma ja võpatama. Miks Jeesus tahab sisse tulla? Kas tal on külm? On ta näljas ja vajab peavarju ja kaitset? Ei, tal on teine mõte. Ta on seal suurte varandustega. Ta ütleb, ma annan sulle nõu, et sa minu käest ostaksid kulda, mis on tules läbi katsutud. Jeesus on kullakotiga ukse taga. Peale selle on tal veel valged rõivad. Et sa võiksid siis rikkaks saada ja sa võiksid rõivastuda nendega. Ja veel on tal doosiga kaasas ka silmasalvi, et sa jälle võiksid näha. Jeesus tahab oma vaese koguduse rikkaks teha.
sest tema on koguduse rikkus. Nii nagu kuulsime Aabrami ajast, Jumal ütles, mina olen sinu varandus, sinu suur palk. Meil ei ole suuremat varandust kui see, et Jeesus on koguduse keskel ja tema on kõik kõiges. Ta on koguduse pea ja miski ei varjuta teda. Koguduse ja Jeesuse vahel on uks. Ta võib olla õhukene vineeruks, ta võib olla paks tammeuks, ta võib isegi olla topelduks. Hääl, mida Jeesus räägib, on vaevalt kuuldav sees. Ja Jeesusel on isegi nagu vähe lootust, et teda kuuldakse, et seda koputust tähele pannakse. Ta ütleb, kui keegi mu häält kuuleb, kui keegi juhtub kuulama nagu. Ja ukse avab. Kui selgelt meie kuuleme issanda häält. Kui selgelt meie mõistame tema tahtmist. On üsna selge, et meie väga absoluutse selgusega seda vaevalt tunnetame. Aga Jeesus on kurb, kui meie isegi koputamist enam ka ei kuule. Sõnadest niikuinii sealt ukse taga palju aru ei saa. Kas on meie ja issanda vahel tekkinud mingi vahesein? Midagi, mis tema häält tumestab. See on meie usuelu põhiline küsimus, meie vahekord Jeesusega. Ja täna on jälle päev, millal meie uuesti seda kontrollime. Jeesus soovib, et tema ja tema armastajate vahekord oleks parem. Et uks oleks avatud, et ta saaks oma andisid tuua, et ta saaks õhtu söömaaega pidada. Kas see on meie soov ka? Minu vahekord issandaga vajab ühte uuendamist, parandamist. Kas tunnetame selle järgi vajadust või tunnetab Jeesus üksinda seda? Mis peame tegema selleks? Piltlikult öeldes Jeesus ütles, tuleb uks avada temale. Aga eelmise salmi lõpus ta ütleb, ole väga hoolas ja paranda meelt. Meeleparandus ongi ukse avamine. Meeleparandus tähendab tulla enese tunnetusele, oma vaesuse ja viletsuse tunnetusele ja vastu võtta issanda armu ja rikkust. Ja need on suured parandused, mida issand tahab tuua. Usu kulda, täielik usaldus tema vastu, temale esikoha andmist, valget rõivad, Kristuse vere õigus, oma õiguse asemele, aga üsna kibedad ka. Kes on iial pannud rohtu silma või lastud panna, see teab, et iga rohi on üsna kibe. See oli ka Laodikia kogudusele üsna kibe, kui nad kuulsid, kuidas Jeesus vaatab nende olukorrale. Ma ei tea, mis nad ütlesid selle peale. Mõni võib ütles, Johannes on siin kindlasti oma käest juurde pannud. Jeesus küll nii halvasti ei mõtle meist. Johannesel on midagi isiklikku vaenu vist meie vastu, et tema oma kirjas meid nii halvasti iseloomustab. Peaaegu kõige halvemini teistest. Aga näete, kui suured vead teistel on ja ei öeldagi nii halvasti veel kui meie kohta. See oli väga kibe. Aga see oli silmasalv. Tõde on alati üsna kibe. Ja sellepärast inimesed tõtt ei armasta. Jeesus ütles, kes tõtt armastab, see tuleb minu juurde. Aga neid on vähe, kes tulevad tema juurde. Jeesuse soov on siis pidev osadus.
et ma võiksin tulla ja süüa õhtusöömaaega temaga ja tema minuga. See on iga üksikuga just. Õhtusöömaaeg idamaal on midagi muud kui meil. Meil on see kerge eine, aga seal, kus läheb juba kella 6 ajal alati pimedaks, enam tööd ei näe teha, vara on magama minna, minnakse sageli naabrite juurde ja sugulaste juurde, et üheskoos õhtut veeta. Ka söömise osa on seal, sageli võetakse siis toitu kaasa, et mitte olla teisele koormaks, jagatakse omavahel seda, vesteldakse seal ja tihendatakse sidemeid. Sellisena ka Jeesus vaatab asjale. Tal on kaasa tuua omalt poolt. Süüa temaga ja tema minuga. Et meie siis ka omalt poolt midagi anname. Võib-olla see on üsna raske meil mõista. Jeesus siin esineb haruldase pildiga enda kohta, nimelt kaupmehena. Ma annan sulle nõu minu käest osta kulda ja valget rõivad. Aga mille eest see kogudus siis ostab, kui ta ütleb, et sa oled vaene, pime ja armetu ja alasti? Pole ju millegi eest osta. Jeesus muud ei tahagi, kui ta selle viletsuse ära annab. Me laulame, midagi ei ole mul, mis ma võiksin tuua sul. Vaene, vilets, armetu, tulen armust armu otsima. Kui meie oma õiguse ja oma headuse ära anname, siis on issandal meile anda midagi väga väärtuslikku vastu. Ja ta lõpetab seda kirja nagu kõiki teisi kirju küsimusega, kes võidab? Ja Laodikia koguduses võitjatel on eriti kõrge tõotus. Nemad peavad valitsema temaga koos. Miks siis neile nii suur tõotus on antud? Kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga, minu aujärjel, nõnda kui minagi olen võitnud ja istunud oma isaga tema aujärjel. Sellist tõotust ei ole Jeesus andnud ühelegi teisele kogudusele. See viitab sellele, et kõige raskem on võita ennast. Seda on sageli väljendatud, et enese võitmine, see on kõige raskem võit. Ja sellepärast Jeesus ka seda hindab väga kõrgelt, kui keegi tuleb siis tõelisele sügavale enesetunnetusele ja saab võidu enda üle ja allutab ennast issanda valitsusele. Andku issand meile seda võitu. Aamen.